siin on näha, mismoodi me läheme ületa. Täpselt niimoodi lähemegi praegu kosmosesse. Me kutsume sind kaasa ühele väga erilisele seiklusele läbi Jaapani, kus ühe reisi jooksul külastame maailma suurimat linna Tokyot, Ishigaki saart, Osakat kui ka Kyotot. Ja mis oleks parem koht selle reisi alustamiseks kui mitte Tokyo, nii et selles videos me selle megalinna hullusesse sukeldumegi. Oh my god, ja nii kiiresti me jõudsimegi 45. korrusele, kõrvad on lukus. Tere tulemast Jaapanisse, me oleme Tokyos, maailma kõige suuremas linnas. Me oleme hetkel Shibuya Skies, mis on üks siis selline kõrge pilvelõhkuja, kus on parim vaade kogu linnale. Ükskõik kuhu sa vaatad, see linn on lõputu. Siin Shibuya Sky kõige kõrgemal korrusel on muidugi kõige paremad vaated ja tõesti nagu see nii crazy, kui suur on Tokyo. Kogu see linn on näha siin. Iga silmapiir, mis sul on, seal on ainult linn. Nagu see linn ei saagi otsa, see tunne on. Kui te siia Shibuya Skysse tulete, siis proovige saada pilet päikesel loojanguks, kuna siis on need vaated veelgi imelisemad kui praegu. Meie ostsime pileti 2 nädalat ette, aga proovige osta täpselt 30 päeva ette, siis pannakse nagu need piletid müüki, sest siis on ainuke võimalus saada teil need päikesel loojangu piletid, mis on kõige populaarsemad. Ja ka siis te tegelikult võite ikkagi neist jääda ilma, aga vähemalt proovige. Siin Shibuya Sky majas on ka üks pood, mis on pühendatud Hachikole ja see koer ootas oma omanikku siin Shibuya metroopeatuse siis väljas iga päev ja kui see inimene, tema omanik siis tuli tagasi tööd, läksid koos koju. See mees töötas kusjuures University of Tokyos ja ta suri keset loengu andmist põhimõtteliselt ja siis üks päev ta ei tulnud enam tagasi töölt. Ja see koer ootas seda ja see koer ootas seda reaalselt 9 aastat. Openu? Nii kurb oppikene nii jõudne. Ja sellest koerast ja omanikust ja nende suhtest ja sellest kogu loost on tehtud ka film, mis kannab nime The Dog's Tale. Ja ma mäletan, ma olen vist vaadanud seda filmi ja see oli freaking kurb, aga see lugu on nagu nii liigutav. Koerad on lihtsalt parimad. Ja nagu sellest pisara valamisest oleks vähe olnud, panin ennast kohe uuesti enne sellegi teadmata olukorda, kus pisarad taaskord silma sees lihtsalt püsida ei tahtnud. Käib või? Davai, me oleme nüüd sellises kohas nagu Cafe Reissue. Ma ei tea, kas ma hääldan seda õigesti. See on selline kohvi, kus tehakse kohvikunsti sinu lemmiklooma pildiga. See on palju ägedam, kui sa arvad, et see on, nii et lähme vaatame. Las see kohv räägib enda eest, me lobise rohkem. Yes. Thank you! Ühesõnaga, see on siis selline kohvi, kus sa saad tulla oma koera piltidega, Mustu ja Frida. Ja siis nad teevad läbi sinu telefoni, oma telefoniga pilti neist piltidest ja siis sa saad tellida omale 3D või 2D versioonis kohvi, kus peal on sinu looma siis nagu pilt. Meie võtsime 3D, ehk siis on nagu ruumiline. Ma nii ootan seda, sest et ma olen vaadanud sellest kohvikus tehtud videosid nii palju TikTokis, Instagramis ja mul on kuidagi nii imelik mõelda, et me oleme nüüd siin kohal teisel pool maailma saamas neid kohvisid. Kuna esimene kohv on käes ja see on Mustu. Nii armas. Ma hakkan nutma. Appikene reaalselt, mul on freaking pisarad, hakka kohe voolama. Mul peab meigi asju kaasas. Just võkkis. So cute. Thank you so much. Ja see ongi nii jaapanilik. Arvan, et selliseid huvitavaid asju me näeme siin selle reisi jooksul väga palju. Ja siin on see inimene, kes tegi need kohvid. George. On George või? Nii huvitav nimi jaapanlasel. Sorry, Mustu, me joome siin nüüd ära. Ma ütlen ausalt, et see maitseb rohkem nagu piim kui cappuccino, aga ma ütlen, et for the sake of art ja coffee art, siis ma arvan, et see on väga tore koht, kuhu ikkagi tulla. Filmida. No nii, rahvas, me oleme jõudnud maailma kõige suuremale ülekäigurajale, Shibuya Crossing, ja seda kohta ületab ühe korraga siis kuni 3–4 tuhat inimest, ehk siis see on kõige tihedamalt rahvastatud ülekäigurada kogu maailmas. Kuigi Shibuya Crossing on omaette nähtus ka päevasel ajal, ärkab see koht tõeliselt ellu siiski õhtu pimeduses, kus neoonvalgused oma täies hiilguses säravad.
mul on tunne, et Tokyo on selline linn, mis elabki oma parimat elu just pimedal ajal, kus kõik tuled säravad ja viled puhuvad ja selle mõnusa feelingu saatel oli ka aeg seada oma sammud uude kohta, mis ärkab ellu kell 8 õhtul. See on legendaarne 6 pisikesest tänavast koosnev Golden Gai piirkond Shinjukus, kus leiab ligi 200 väikest baarikest, pubi ja söögikohta. Ja kui ma ütlen väike, siis ma ütlen seda, et iga kohake mahutabki ainult 4-6 inimest. Ja kuigi nende paljude baaride vahelt oli päris keeruline valida, et kuhu siis lõpuks sisse astuda, leidsime omale sobiva baari, kus saime oma eesoleva reisi kohaliku Jaapani viskiga sisse õnnistada. Pane tähele, et enamustes baarides on cover charge ehk miinimumtaks baari sisenedes ja soovitan alati kaasas kanda ka sularaha, sest paljudes baarides kaardiga maksta ei saa. TikTokis vahepeal väga viral, see on mingisugune old school Jaapani väga-väga kuulsa lauljaga nime ma ei tea, laul. Selline kõik nagu Jaapani emad teavad seda artisti, see nagu nende noorusaja muusika ja see kutt laulab seda lugu praegu, on nii äge, falsetiga. Like a pro. Kõik haibivad TikTokis seda toodet, see pidi olema mingi parim C-vitamiini seerum. Kõige populaarsem päikesekaitse on siin teie ees ja siis, kui sul on pärast pikka jalutuskäiku, mida siin tuleb Tokyos ette väga-väga palju, jalad haiged, siis need patchid jala alla ja siia sääre peale, need pidid aitama täiega hästi. Oota, sorry, kõige parem. Juustehooldus pidi olema see Fino õli ja mask ja selle ma ostan omale kindlasti, sest et nagu ma käisin just oma juukse brodeerimas, need vajavad väga palju hoolitsust hetkel. Ma panen kohvri täis neid, ma kujutan ette, hakkan Eestis müüma. Kõik need asjad, mida ma olen vaadanud TikTokis, mida ma tahan osta, on nagu praegu siin letis üleval. Sest nad teavad, nad käivad ka TikTokis ja kõik haibivad just nagu neid asju. No nii, see vaatamisväärsus siin on Sakura ehk siis põhimõtteliselt kohalik kirsipuu ja tegelikult Sakurade õitsemisaeg, kus nagu kõik on in full bloom, on siis 1. veebruarist alates, aga mõned sordid juba õitsevad praegu. Praegu on jaanuari lõpp. See üks Sakura, mis siin kusagil ülekäigu raja juures õitseb, on juba päris paljude inimeste tähelepanu äratanud, sealhulgas ka minu oma. Ma kohe nägin, et Sakura, vaata kui lahe. Järgmine viral stop on siin. Me läheme sellesse kohvikusse H3, kus müüakse selliseid frititud võikusid. Ma ei teaks, et mitte kusagil siin Tokyos mujal, kui ainult siin lokatsioonis Ginsas seda pakutakse, nii et lähme proovime neid järgi. Okei, see järjekord ei ole mitte see siin, vaid see läheb sinna nagu edasi. Ehk siis see on nagu väga viral koht, see on väga populaarne. Ja me saame ruttu vaadata menüüd, et välja valida, mida me tahame. Kõige popimad on minu meelest nagu need magusad, see matcha oma, vahukoore oma. Olemas, lähme nüüd sööma. Davai, maitseme esimest, see on siis soolane. Oh my god, 2-3 ja. Wow. Jääpekkis on nagu nii freaking hea. Ta täitsa nagu krõbiseb sul hambal ja siis see sisu on selline mõnus kreemine. Mega maitsev, see on tõesti nagu väga-väga hea. Ma arvan, et ma soovitaks seda kohta külastada. Aga ma arvan, et see on nagu täiesti selline veits veider toit, et see ei ole mingisugune traditsiooniline Jaapani toit. Hästi pikka järjekorda see minu arust väärt ei ole. Kuule, aga vaata, mis siin on. Crème brûlée. See on kriminaalne, see on nii fucking hea. Proovi, Harri. See vist on eelkõige magusana mõeldud. See on väga palju parem. Ja see on nende vist üks kõige popimaid ka, see crème brûlée. Siin Jaapanis, mida ma olen märganud juba selle 1,5 päevaga, mis me siin oleme olnud, kui palju siin tekitatakse prügi. Kogu see värk on siis meie praeguse lõunasöögi tulemus. Prügi on palju ja prügikast on liiga vähe.
ma ei tea, millist ingveri šotti osta, need näevad kõik välja nagu, et oleksid mingi energiajoogid. Ühesõnaga, kuna nagu veits jahe on õues, siis me tahaksime mingit ingverijooki, et me ei jääks haigeks, ei külmetaks. Lipovitaan, tee super, mingi D-vitamiini, mingi värk. Siit annab see kuidagi mingi Dubai vibe'i. Ma pole käinud kunagi Dubais, aga mul on tunne, et Dubais võiks olla midagi sellist. Pilvelõhkad ja siis selline mingi väike looduslik oaas. Ma olen Dubai ekspert nüüd sest alates pärast seda Jaapani trippi. Kuna me tahame minna Tokyo Towerit vaatama päikeseloojangul, siis me peame minema üle ökodukti. Väga öko ja väga tukt. Kõnnime siis mööda sellest Tokyo Towerist ja vaatame, et siin on äkki mingisugune järjekord inimesi. Mõtleme, kas see on nagu restorani mineku jaoks, vaatame, et ei, nad lähevad kusagile maa alla. Ja siin nagu ei ole mitte midagi, siin on mingi suvaline trepp ja väga suvaline koridor. Ja siin ma nagu vaatan sinna ja siis see koridorist, kui alt üles pildistada, on mega hea vaade Tokyo Towerile. Ehk siis see rivi ongi kõik pildistamise rivi. Et siin on alati see väga tore, et kõik on hästi viisakad ja kui ongi mingisugune pildistamine kuskil, keegi tahab teha pilte, siis kõik ootavad hästi viisakat rivis nii kaua kui vaja ja siis teevad oma pildi ära ja lähevad ära. Nüüd me oleme omadega jõudnud sellisesse kohta nagu Sky Lounge, mis asub ühe The Prince hotelli üleval korrusel, kus on lihtsalt vapustav vaade kogu linnale. Thank you so much, thank you! Ma olen täiesti kindel, et me ei saa siia, sest et kui ma tegin lahti selle koha lehekülje internetis täna hommikul, siis ma sain aru, et samaks päevaks ei saa bookida kohta enam, ehk sa pead tegema kas päev ette või rohkem. Ma ütlesin, raudselt ei saa siia, see on nii populaarne koht. Kohe saime, tulime 10 minutit varem kohale või isegi natuke vähem ja veits oli inimesi meie ees ja kõik me saime, kellel polnud bookingut. Kui sa teed bookingu, siis sa saad valida omale koha, mis on nagu võib-olla see, et sa tahad nagu seda Toweri vaadet täpsemalt, aga minu meelest see vaade on ka väga hea. Natuke seina on ka, no pole hullu. Meil on siuke 90ndate õhtu nagu pilvelõhku ja väike Tokyo Tower siin ja siis väikene kokteil. Thank you. Oh, wow, beautiful. Siin vist on see luristamine on nagu hea asi. See on siin nagu juusu põhjal see puljong tehtud. Mega hea. Hapukas ja spicy. Kuule, aga räägi rahvale, mis see juusu on. Mingi sidruni maitseline, mitte sidrun. Nii Harri, kui sa seda kohta soovitad? Seda ma soovitan rahvale. Aitäh sulle, et vaatasid esimest osa meie Tokyo seiklusest. Järgmises videos paneme ka gaasi korraliku põhja, sest külastame Saksa keraamika piirkonda, shoppame second-hand poodide pealinnas Shimokitazavas, külastame Harajukud, läheme koerte kohviku ja muidugi sööme. Ja sööme. Ja sööme veel. Näeme seal! Bye!